tulime Robertiga autot ostma. Oleme hetkel Gosfordi rongijaamas ja see on siis, ma ei tea, tund natuke peale sõitsime Sydneyst. 1,5 tundi sõitsime Sydneyst siia ja siin saame siis kokku selle inimesega, kes autot müüb. Vaatame siis üle, kui sobib, ostame kohe ära. Kui ei sobi, siis ei tea veel, mis saab. Tuleb sama targalt tagasi. Aga tundub, et võiks olla sobilik auto. Esimene auto on üle vaadatud, seda ei ostnud. Iseenesest kere ja kõik oli hea, aga mootor oli läbi. Tänu Robert isa õpetussõnadele tegime kiire testi ja helistasime ka Siimule. Ja Siim ütles ka, et ei ole mõtet, sinna see auto jäi, seda me ei võtnud. Sõitsime mõlemad esimest korda ka paremapoolse rooliga. See auto oli nii kõrgele veel tõstetud ka, et see uskumatu raskelt oli sõita. Aftermarket suspension, nagu ta ütles. Tegelikult oli lahe oli sõita, aga homme äkki saame minna siis uut autot vaatama juba. Uus päev. Lähme autot vaatama. Seekord kuskile platsile. Kohe tuleb buss ja tripime mingi tund aega jälle. Täna on niisugune soojem ilm. Ei ole nii külm. Oi, õnneks on täna niisugune soojem ilm. Ei pea külmetama. Ostsime auto $6200, aga sellega veel kaasnevad siin kulud, sest meil on vaja mingi rego teha ja asjad. Ja juba oli meil esimene südar, olime 200 meetrit sõitnud ja auto hakkas imelikku häält tegema. Lasime veel kõik aknad alla, et äkki on kellegi teise auto, aga tuli välja, et ikkagi pole kellegi teise auto. Aga poisid arvasid, et sellest ei ole hullu. Nüüd me vajutasime mingi nupu välja ja enam auto imelikku konditsioneeri nupu. Aga nüüd siis naudime Sydney linna autost, mitte enam bussist. Selline masin ta siis on meil. Kas suur kastiga ja see manuaalkäigu kastiga, millega mina sõita ei taha. Aga poisid on muidugi oma uue vidina üle ülihäpid. Ülisillas. Sven paneb meil siin kohe varsti nädala pärast, tahab juba kaevandusse minna ja teine tahab ka muga esimesel võimalusel lahti saada, nii et poisid ostsid endale mänguasja, millega lõpuks mina pean sõitma hakkama. Tulime oma uue autoga nüüd töökotta. Siin Austraalias on nagu registration vaja teha autodele. 3 kuni 12 kuud saab seda valida ja sellel autol siis seda pole ja seetõttu peame siis käima ennem töökojast läbi, auto vaadatakse üle, et kõik sobib. Meil on siin Austraalias individuaalsed tööd ja kogukonnatööd. Mida sa täna oled kogukonna jaoks teinud? Meie käisime autoga seal töökojas. See on meie grupi ülesanne. Mina panin pesu kuivama, tegin hommikusöögi, koristasin toa ära ja lähen panen kohe varsti teise masina kuivama. Nii minul on kogu kogukonna ülesanded täna. Sa oled ju suisa tuhka, Triino. Jah, olengi. Mina tahan kuhugi minna, ma ei taha kodus istuda. Paku, Robert, igaüks pakub ühe asja. Nii, mina pakun välja, et lähme kaltsukatesse. Nii, mida teie pakute, kui keegi ei paku? Lähme karti sõitma. No veel teeme tegevusi, mis ei nõua raha. Kuidas kaltsukat siis ei nõua? Ma pean midagi ostma. No aga lähme lihtsalt vaatame kardikeskust. Nii lolli ma olen ammu kuulnud. Nii, Robert, mida sina pakud? Päriselt? A-küts, aga väga aus masin, farmi jaoks ideaalne, üleüldse ausist trippimiseks. Let's go! Põle. Mis sa peab tegema? Mida sa siis tahad? Tahad näita sulle trikke? Ei taha jälle. See on mind nii närvi. Anet on terve päev kodus olnud ja tal on lihtsalt nii igav. Ma olen nüüd on küll, sa oled nagu parasiit, uuesti kalaviit. Kui lõpuks saan sust lahti, siis tuleb tagasi. Nii on olnud alati, see ei lõppe kunagi. Ja jälle minu kõrval, nii et ei saa arugi. Sa oled nagu parasiit, nii on uuesti kalaviit. Kui lõpuks saan sust lahti, siis tuleb tagasi. Meil on üks lemmik joogi võtmiskoht siin Kogarahis. Kogarah on siis 2 kilomeetrit meie kodust rongijaama juures. Ja ma olen siit võtnud 3 erinevat jooki. Jasmiiniga ja apelsiniga. Eelmine kord me võtsime kookose mangofrappe, mis oli ülimaitsev. Ja täna me võtsime siis kreibi mingisuguse joogi. Me ei saanud aru, et selles on kohvi sees. Ja nüüd siis me joome siin gaasilist kreibi jooki kohviga. Minu meelest see oli väga kohutav.
need something else. Oh, it goes like bum 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 da 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 da. I'm high on dopamine 'cause of this melody, and it repeats, repeats, and repeats like the beat of my heart. tulime täna Ku-ring-Gai rahvusparki. See rahvuspark on teine vanim rahvuspark Austraalias. 15 000 hektarit suur ja meeletult ilus lopsakas loodus. Ku-ring-Gai nimi on siis tulnud aborigeenidelt kunagise kuninga järgi, kelle nimi oli Ku-ring-Gai. Väga palju pidi siin olema erinevaid sisalikke. Ühte ka nägime juba, aga see ei olnud eriti suur. Eesti mõistus oli ta suur sisalik ikkagi. No ta oli jah kuskil 30-40 sentimeetrit, aga meie tahaks ikkagi mingit Godzillat näha. Ja edasi lähme ka kuskile randa ja õhtul lähme sauna. Ja meie täna naudime seda võrratut Austraalia loodust. Nautida meie juba oskame. Ja oskame. Peale. One eternity later. Täie raha eest rasked rahad siin alla vaadata.